Elon Musk sai lõpuks kätte oma kättemaksu Venemaa vastu, kuna nad solvasid teda. Näete, aastal 2002 vahetult pärast PayPali müümist lendas Musk Moskvasse ühe eesmärgiga. Ta tahtis osta vana Nõukogude mandrite vahelise raketi, selle ümber ehitada ja muuta see raketiks, mis suudaks jõuda kosmosesse. Kuid venelased naersid ta välja. Vene insenerid vihkasid teda nii väga, et nad lausa sülitasid tema peale ja ütlesid, et raketid on sõjarelvad, mitte miljardäride mänguasjad. Siis hakkasid nad temaga läbirääkimistel mänge mängima. Alguses pakkusid nad hinnaks $8 miljonit raketi kohta. Musk pakkus vastu $8 miljonit 2 raketi eest. Siis tõstsid nad hinna uuesti $18 miljoni raketi kohta. Kui Musk vastu vaidles, tõstsid nad selle uuesti $21 miljoni raketi kohta. Sõnum oli selge. Venelased ei uskunud, et see noor poiss suudab tegelikult kosmosesse jõuda. Aga nad eksisid rängalt. Ja nüüd maksab Venemaa selle vea eest kõrget hinda. Täna on SpaceX ainus ettevõte maal, millel on orbiidil üle 10 000 satelliidi. Ja need satelliidid saadavad kiiret internetti ükskõik millisesse punkti planeedil. See internet on nüüd saanud kogu Venemaa-Ukraina sõja päästerõngaks. Nagu te teate, on see sõda põhimõtteliselt droonisõda. Ja Starlink on see, mis võimaldab sul neid droone lennutada ja juhtida ükskõik kus, kaugel vaenlase tagalas. Mõlemad pooled on viimastel aastatel Starlinkist sõltunud, kuid ainult üks pool kontrollib seda. Näete, selle aasta alguses tegi Elon Musk tegelikult koostööd Ukraina valitsusega, et katkestada Vene sõjaväe ligipääs Starlinkile. Ja just siis läksid asjad Putini jaoks kohutavalt viltu. Vene väed hakkasid rindel positsioone kaotama, sest neil polnud lihtsalt võimalust omavahel suhelda. Nad ei saanud droone juhtida, nad ei saanud sõnumeid saata ja nad ei saanud tegutseda nii, nagu nad varem tegutsesid. Ja see tähendab, et Putini armee kaotab tegelikult sõda, sest Vene insenerid sülitasid ühe inimese peale, kes kõike kontrollib.